Seekordne digiekraaniviisor räägib sellisest sotsiaalsest tarkvarast, nagu seda on Delicious. Seda võiks nimetada ka tagsanoomiliseks või folksanoomiliseks lingihalduriks, mis tähendab seda, et folk ehk inimesed saavad salvestada veebilinke, mis neile salvestamist väärivatena tunduvad ja neid siis omal äranägemisel varustada tagidega ehk märksõnadega. Ja see on omal moel vastandiks tüüpilisele bookmarkide või favoriitide menüüle, kus meil on võimalik luua küll lahtreid ehk sellist taksonoomiat, aga kui meie linkide hulk läheb suureks, nii nagu minul siin on, siis nende lahterdamine ja pärast lahterdusest üles leidmine on üsnagi keeruline. Oluliselt lihtsam on see, kui mul on märksõnad, ehk üks märksõna võib puudutada väga mitut erinevat linki ja samas võib olla igal lingil mitu erinevat märksõna. Ja niimoodi, kui mul kujuneb tasapisi välja süsteem, mida ma kuidas märgendan, siis on mul pärast väga mugav neid asju üles leida, kui mul on vaja kellelegi viidata mingit olulist linki näiteks. Mõistagi on siin rakendusi teisigi, kõigepealt see, et neid linke ei näe mitte ainult mina, vaid ka teised ja mina näen teiste inimeste linke. Näiteks siin on sõber Henrik Roonemaa lingid ja kõikidel nendel lehekülgedel nii inimeste kui märksõnade kaupa on küljes RSS-sööted, mida on võimalik endale tellida näiteks Feedreaderisse, täpselt samuti nagu Ajaveebe või uudistekanaleid. Nüüd Henrik näiteks niimoodi ka teeb, nii et kui ma mingisuguse lingi siia Deliciousisse lisan ja pärast Henrikule ütlen, et ma leidsin sellise laheda asja, siis Henrik ütleb, et jah, ma juba nägin, et sa tagisid selle Delicious'is. Äärmiselt efektiivne suhtlusvahend minu meelest. Nüüd, kuidas selle kasutamine siis reaalselt käib? Mul on siin tööriistaribal. Firefoxis on see bookmarks, Internet Exploreris links riba, selline nupp nagu post to Delicious. Ja kui ma olen mind huvitava veebilehekülje peal, mis vääriks talletamist, siis ma klõpsan seda linki. Mind tuuakse Deliciousisse, juba eelnevalt on ära täidetud URL ja selle veebilehekülje kirjeldus, mis on tema päisest võetud. Mul on võimalik lisada soovi korral siia kommentaare ja siis märksõnu. Nagu näha, pakub ta siit juba alt mõningaid märksõnu, need on nähtavasti need, mida on kasutanud teised inimesed sama veebiaadressi märgendamiseks ja mis siis samal ajal esinevad ka minu varem kasutatud märksõnade hulgas. Jah, tõepoolest, legal ja UK siia kuuluvad, ma arvan, et veel selline sõna nagu DRM ehk digitaalne õiguste haldus oleks samuti kohane. Ja kuigi üldiselt on mõttekas kõik oma lingid avalikuks jätta, et teised inimesed, kes seda näeksid, siis võib-olla mul on mõni link, mida ma ei taha avalikuks jätta, näiteks mõned firma intraneti lingid või mis iganes, siis neid on võimalik siit ka Linuxega vastavalt märgistada. Aga seda puhku jääb see link mõistagi avalikuks, tegemist on viitega ajalehe veebi. Ja nüüd olen mina tagasi artikli juures, kui ma lähen oma Delicious'i kodulehekülje peale, siis on see artikkel siin ka märgendatud. Henriku Feedreaderis peaks mõne hetke pärast üles huppama teade, et Pets on lisanud juurde ühe uue lingi. Kuidas see siis sinu kui uue kasutaja jaoks käiks? Mõistagi Delicious'i esilehekülje pealt on sul võimalik registreerida tasuta kasutajaks ja sisse logida, kui sa oled oma lehekülje peal, siis siin on selline nupp nagu post, kus saab postitada linke, aga siit alt leiab ka soovituse brauseri nuppude jaoks,
mida saab siit lihtsalt endale bookmarks ribale lohistada või teiste brauserite puhul teisiti installida. Ja siis on kasutamine juba äärmiselt lihtne. Mõistagi tekib algajatel, kasutajatel alati küsimus, et et millise märksõnaga ma seda nüüd siis tähistaksin ja kuidas ma mõtlen välja oma märksõnade süsteemi. Üldiselt on soovitus, mida ma ise olen samuti jälginud, lihtne. Võtke vabalt. Katsuge panna selliseid märksõnu, nagu teile tundub, et sinna sobib. Tõenäoliselt esimese 50 või 100 lingi järel hakkab teil kujunema välja teatav süsteem. Et see, et on mõned märksõnad, mida te võib-olla kunagi sellisel kujul ei kasuta, ärge laske ennast sellest segada. Mõistagi on võimalik siit neid märksõnu pärast ümber nimetada või kustutada, kui see tunduks vajalik. Ja kui me juba helpi tulime, siis leiab siit muidki huvitavaid vahendeid, näiteks tagrolli, ehk et kui te olete tubli Deliciousi kasutaja, siis võiks olla soov oma veebilehe serva panna välja, milliseid märksõnu te rohkem kasutate. Näiteks minul on veebilehe paremas allotsas olemas minu taksonoomia, kus siis on näha, mida suurem ja punasem, seda tähtsam teema see minu jaoks on. Annab muuhulgas ülevaate sellest, mitte ainult mida ma loen, vaid mis on minu jaoks tõepoolest oluline, ilma et ma peaksin ise pühenduma sellesse, mis minu jaoks parasjagu oluline võiks olla. Nüüd, kui me vaatame seda märksõnandust edasi, siis me võime võtta mõne minu juures suure märksõna, näiteks viimasel ajal ma olen jälginud e-tervise teemat ja siit on võimalik leida minu tähistatud linkid ja üleval on ka nupp all, ehk siis mida on teised kasutajad märgistanud sama märksõnaga. Kuidas niimoodi juhtunud on, et inimesed sama märksõna kasutavad, antud puhul palusin ma oma ajaveebis inimestel, kes teema vastu huvi tunnevad, juhul kui nad leiavad e-tervisega seotud ajaveebipostitusi või leheartikleid, mingit muud huvitavat algmaterjali, siis Deliciousis need vastavalt ära märgendada. Ja niimoodi minul hea, ma võiksin nüüd soovi korral tellida selle e-tervise tagi RSS-i, panna endale feedreaderisse ja saaksin automaatselt teada, kui keegi lisab kusagilt leitud e-tervise teema, ma oleksin selle teema arenguga väga hästi kursis. Nüüd sama teemat võiks edasi arendada. Näiteks tegin ma mõni aeg tagasi sellise katseteenuse, nagu seda on Delicious / Riigikogu. Mõte selles, et minu arvutis jookseb üks programmijupp, mis jälgib Riigikogu veebis nende IT-inimeste poolt lahkelt sinna tekitatud faili, kus on kirjas kõik veebi lisandunud dokumendid. Loeb selle sisse, leiab dokumentide juurest seaduseelnõu numbrid ja postitab need siis automaatselt Deliciousisse, kasutades märksõnadena muuhulgas komisjoni nime, kui see on olemas siis eelnõu numbrit ja 1,2 veel. Kahjuks Delicious muutis vahepeal oma tarkvaraliidest ja ma pole jõudnud seda uuesti käima panna. Aga põhimõtteliselt ta, nagu näha, jupp aega töötas päris efektiivselt ja aitas kenasti saada ülevaadet sellest, mis Riigikogus parasjagu toimumas on. Näiteks 670 SE on Eesti-Vene hoopiski kohtutäituri seaduse muutmise seadus. See on üks teine, mis oli nähtavasti näiteks 660 SE on päris suure hulga dokumentidega, Eesti-Vene riigipiiri ratifitseerimise seadus, mõistagi. Ja
kui meil oleks nüüd keegi teine kasutanud samasugust märksõna, siis oleks võimalik leida kogu selle seaduseelnõu ümber toimunud laiem diskussioon. Me võime võtta näidiseks teise eelnõu, mis on siis 607 nii-öelda e-hääletamise seaduseelnõu ja siin ma olen kogunud kokku erinevatest kohtadest linke, mis puudutavad seda seaduseelnõud. Nüüd, kui me nüüd Deliciousi rakendustest veel räägiksime, siis tahaksin ma näidata, kuidas Deliciousi kasutatakse ajalehe veebis. Siin on Washington Post ja selle aasta veebruarist on nad lisanud artiklite juurde kastikese, kus mul on võimalik ühe nupuvajutusega minna ja see artikkel endale Deliciosisse ära salvestada ja ära märgendada. Siin on teine huvitav asi ka, mis on võimalus vaadata Tehnoraati abil, kes selle artikli peale lingib, aga see ei puutu niivõrd otseselt tänasesse jututeemasse. Ja iseenesest sellise lahenduse loomine on äärmiselt lihtne. Tegin ma Eesti Päevalehele ühe sellise testlehekülje, mis asub hetkel minu serveris staatiliselt lihtsalt demonstratsiooniks, kus on siia samasse üles trükkimise juurde lisatud võimalus salvestada Deliciousi. Klõpsates siia avaneb pop-up aken, kus ma saan siis nagu varem lihtsalt Deliciousis selle märgenduse ära salvestada. Siin on küll paar muud mõtet veel. Näiteks kujutame nüüd ette olukorda, kus me suudaksime rääkida toimetajad ja ajakirjanikud kampa, nii et juba sellel hetkel, kui nad panevad mingi artikli veebi, lisaksid nad sinna juurde olulised märksõnad. Olgu see nüüd siis seesama seaduseelnõu number või siin e-tervis ja me näeksime kohe siit samast artikli päisest ära, mis on selle artikli märksõnad ja kui me klikime selle märksõna peale, minnes siis nüüd oletame, et mitte Petskrati, vaid EPL Online'i kasutaja automaatselt loodud leheküljele, siis me võiksime siit samast leida teised Eesti Päevalehe sama märksõnaga varustatud artiklid ja liikudes sammuks edasi vaadata kõikide kasutajate poolt märgendatud artikleid ja niimoodi laieneks üsnagi lihtsa lahendusega arusaamine sellest, mis on ühe teema taust, sest sageli kipub olema niimoodi, et seesama e-tervis on nagu näha pigem Postimehe teema. Eesti Päevaleht on kirjutanud vähem, aga minu kui lugeja jaoks oleks oluline, et ma saaksin selle taustaga teada. Ma arvan, et ajaleht näitaks sellega välja oma austust minu vastu. Ja nüüd veel kord teemast kõrvale kaldudes, kuna Washington Postis oli väga lahe nupp Tehnoraatisse. Mis asi on Tehnoraati? Tehnoraati on teenus, mis skannib pidevalt erinevaid ajaveebe, erinevaid uudistekanaleid ja peab siis nende linkide üle arvestust, kes kuhu kelle peale lingib, millised on erinevate saitide omavahelised seosed. Ja mul on siin teisel Eesti Päevalehe testlehel olemas nupp, kes siia lingib. See on siis Ülle Aaskivi Riigikogus tehtud avaldus käsitlev artikkel ja kui klõpsata siia, siis on näha, et Tehnoraati teab kahe ajaveebniku linkimisest siia artikli peale, mis on iseenesest järjekordne võimalus laiendada diskussiooni selle teema ümber ilma kasutamata, mulle tundub, et selliseks mölaks muutunud veebikommentaariume, siis sellisel puhul iga inimene enda juures otsustab, mida ta kirjutab ja tõenäoliselt tema arvamused on
oluliselt sisukamad. Aga sellega me sedapuhku lõpetaksimegi. Ja kes tahab, mingu aadressile tel.itsio.us, sealt saab registreerida endale kasutaja täiesti tasuta ja proovige järgi, kuidas on linke salvestada ning seejärel käige pinda oma lemmik meediaväljaandele, et nad aitaksid ka teistel inimestel samuti Deliciousi kasutusele võtta, sest et niimoodi, kui kasutajad oma inimajudega märgendavad ära veebis olevat sisu, saame me oluliselt efektiivsema lahenduse meie jaoks olulise informatsiooni otsimiseks, kui seda on tavalised otsimootorid. Ja nagu ikka, mina olin Pets ehk Peeter Marvet, kellel on kommentaare selle ekraaniviisori kohta, kes arvab, mis võiks olla järgmise ekraaniviisori teema, mis iganes, leiab võimaluse minuga kontakti võtta minu ajaveebist aadressilt www.tehnokratt.net. Sellega aga lõpetan ja kohtume loodetavasti jälle järgmise digikaane CD peale.